Ja aitäh. Ma peaaegu oleks kõigile rusikat näidanud. Teate, täna hommikul tõusin üles, vaatasin aknast välja, lumi maas. Ja siis mul tuli meelde üks luuletus, mille ma kunagi kirjutasin, kui Martin oli väike. Ja käisime loomaaias, tema ja tema kaksikõe ja tema vanemõega ja siis oli seal üks väga kurb lõvi puuris. Ja siis ma kirjutasin sellise luuletuse, et külmad põhjamaised ilmad, kurvaks muutnud lõvisilmad. Vahest raputab vaid lakka, muidu püsib üsna vakka. No vaat, ma olen see vana lõvi kurbade silmadega. Aga räägime sellest, mis me seal Riigikogus teeme. Ma saan täiesti aru sellest, elades täiesti realistlikku elu, suheldes lihtsate inimestega, maameestega, naabritega, tehes teinekord koos nendega tööd ja lobisedes maast ja ilmast ja murekohtadest, et kaugemalt vaadates on kõik nad seal Toompeal ühesugused, midagi nad millestki ei tea, meie tavaliste inimeste elu neile korda ei lähe ja nemad teenivad seal hästi ja kõik nad on üks jõuk. Ei ole. EKRE ei kuulu sellesse jõuku. Ja sellepärast nad üritavadki meile igatepidi kangi alla saada ja püüdsid erakonda üle võtta, see ei õnnestunud, siis püüdsid erakonda lõhke ajada, lõhkeajad lähevad nüüd alla vett nagunii, juba tasapisi lähevad, kõhud ülespoole, nagu surnud kalad. Ja nüüd nad püüavad teistmoodi. Nüüd nad püüavad meie fraktsiooni lõhkuda ja selle viimaseks näiteks on Kert Kingo. Täiesti pöidlast välja imetud valelik. Mis kasu? Mis kelmus? Kas Kert pistis selle 7000 eurot, mida ta õiguskuludeks maksis oma taskusse? Ei pistnud. Kahjukannatajat ei ole. Kasusaajat ei ole. Kõike on 30 ja rohkem aastat Riigikogus tehtud nii ja palju hullemini. Seal on inimesi, kes kuluhüvitiste eest ostavad kuldmünte, meenemünte. Ma tahaks teada, kellele on neid kingitud. Seal liisitakse autosid, seal tehakse ma ei tea mida kõike. Kedagi ei huvita. 10 000, 100 000 kulutatakse ära tegelikult iseenda jaoks. Aga nad on valgetest erakondadest. Neid ei puututa. Nüüd me lugesime, kuidas Siim Pohlak on meil suur kurjategija. Tema ettevõtted on maksuvõlga. No, ma ei tea, siin oli mingi aeg tagasi jutud ju sellest, kuidas meil rahanduskomisjoni esimees ja mõnda aega ka rahandusministri ametit pidanud inimene, tema ettevõtted on ka maksuvõlgadega ja temal on maksudeklaratsioonid esitamata ja mida kõike seal. Oli probleemi või? Ei olnud probleemi. Ma tahan öelda, nad püüavad meid ükshaaval praegu nüüd rajalt maha võtta. Ükshaaval. Otsitakse. 24/7 kuulatakse pealt, jälgitakse. Kuskilt peab ju ometi mingi niidi otsa kätte saama, et kerima hakata ja rajalt maha võtta. Sest meie oleme selle režiimi lepitamatud vastased. Meie oleme selle režiimi ainus realistlik alternatiiv. Ja meid nad ainsana kardavad, sest kõik teised on nende omad. Aga mis me siis seal teeme? No, nagu Martin ütles, režiim on ju parlamendi tasalülitanud. Ja meil on juba raske protseduurilisi küsimusigi esitada. Seal kraksuvad meile, välja arvatud Arvo, kogu aeg vastu, ei, nüüd on viimane protseduuriline küsimus. Ei, proteste ma ei arvesta. See, mis on töö- ja kodukorras kõik kirjas, kuidas peab olema, kuidas on 33 aastat olnud, ei, see ei lähe Kivimägile ega Hussarile korda. Ja neile on andnud omakorda õigustuse Riigikohus. Enesekorraldusõigus, kujutad ette. 2 inimest Riigikogu juhatuses teevad enesekorraldusõigust ja ütlevad, mida rahvasaadik, kes on saanud mandaadi, tohib, ei tohi, kui palju ta tohib. Sekkutakse isegi juba kõnedesse. See ei ole asjakohane kõne. See ei ole teemakohane kõne.
Ausalt öeldes ma tahaks öelda ühe põhtähega algava sõna. Aga mida me siis ikkagi teeme? Esitame eelnõusid. Oleme esitanud kõikide tõstetud maksude kohta käivaid eelnõusid, nende maksude kaotamisest, teatud maksude alandamisest, näiteks toiduainete käibemaksu alandamist, korduvalt oleme teinud. Loomulikult hääletatakse maha. Aga nüüd on tekkinud väikene nihe kõiges selles. Ja see nihe seisneb selles, et ei ole enam niisugust koalitsiooni ülekaalu. Nagu oli siiani, koalitsioonil on 52 häält, mis on üsna napp ülekaal, et asju läbi suruda. Ikka on inimesi, kes on tõbiseks jäänud, kes on komandeeringusse läinud, kes on ihuhädadega kusagil koridori peal. Et võib juhtuda, et teinekord ei õnnestu läbi suruda. Ja sama lugu on ka praegu komisjonides, nii et me saame nüüd näha järgneva tööaasta jooksul, juba tegelikult kevadise sessiooni jooksul, mis siis nüüd täpsemalt toimuma hakkab ja kui hädas see koalitsioon on. Võimalik, et nad võtavad uue taktika ja tegelikult panevad Riigikogu käima enam-vähem tühikäigul ja ainult nendel puhkudel, kui on tõesti nende seisukohast midagi väga-väga vaja läbi suruda, mobiliseerivad sinna kõik oma saadikud, 52 seda samast muidu värvipimedat on ka kahte värvi eristavad, punast ja rohelist, aga muid värve nad ei näe. Sinimust-valget see kaasa arvatud. Et nad mobiliseerivad need värvipimedad endale sinna nuppude peale vajutama ja loomulikult on meil nüüd ka olemas selline kuidas ma seda ikkagi ütleksin enam-vähem viisakamalt. Esimene keele peale tulnud sõna oli Rentsli reservuaar ehk aknaalused. Keelede hulgast on alati võimalik ju kedagi ära rääkida, kedagi ära meelitada, kellelegi midagi ära lubada, sest vaadake, milles on kõige olulisem vahe meie erakonna ja kõikide nende teiste vahel. Meie oleme põhimõttekindlad. Need, kes ei olnud põhimõttekindlad, läksid ju sinna, kus midagi pakuti. Ja me näeme ju praegu nüüd, kuidas meil on üks suurepärane erakond jäätmekäitlusjaam, mis pidi igavene olema, I-tähega algav erakond, kes võtab kõiki vastu. Kõiki võtab vastu. Neid ei huvita see, et need on ju põhimõtteliselt õnneotsijad, kes nendega tulevad. Otsivad õnne ja võib-olla koos leiavadki õnne. Aga meie ei ole õnneotsijad. Me oleme revolutsionäärid. Ja meie revolutsiooni eesmärk on Eesti. Eesti edasikestmine. Eesti rahva edasikestmine. Meie lastele normaalse, inimväärse, terve mõistusliku Eesti tagamine. Ja see meid kõiki eristab. Ja seepärast nad kõik vihkavad meid. Ärge kartke nende vihkamist. See on jõuetu vihkamine. Ja seni, kuni me oleme Riigikogus, on meil siiski suurepärane tribüün. Me saame seal paljastada kõiki neid institutsioone, keda mainis ka Martin oma kõnes, kes on pööranud tegelikult põhiseaduse ja Eesti rahva vastu. Me saame neid paljastada, me saame kõnesid pidada. Ja me tegime väga targa otsuse juba siis, kui me 2015. aastal. Saate aru, ma olen 1949. aastal sündinud. Ma olen pool elu elanud, kui tuli öelda 1000. Võtab natuke harjumust, et öelda 2000. Ja 2015, kui me saime esimese koosseisuna Riigikogu fraktsiooni moodustada, me hakkasime oma meediat tegema. Meie meedia on tegelikult väga mõjukas. Ma ei julge teile praegu käisest paisata neid numbreid, kui palju loetakse igapäevaselt meie uusi uudiseid, kui palju kuulatakse meie Räägime asjast saadet, kui palju see kõik lehvikuna laiali läheb mööda sotsiaalmeediat, kui palju me sponsitud sotsiaalmeediat teeme. Need, kes meid igapäevaselt kätte saavad, on enam kui 100 000 inimest igapäevaselt, aga siin on kumuleeruv efekt. Päevast päeva, nädalast nädalasse, kuust kuusse jõuab meie sõnum, sealhulgas need sõnumid, mida me ütleme Riigikogu puldist oma saadikute suu läbi,
see jõuab 100 000 inimesteni. See jõuab pikkamööda kõikide meie sõprade, meie toetajate ja ka loomulikult meie vaenlasteni. See mõjutab ühiskonda. Ja see on see, mida me teeme seal. See mõjutab ka neid külamehi, kes muidu ütlevad, mis nad kõik on seal ühesugused. Ei. See mõjutab neid, nad teavad, et kusagil on keegi, kes saab asjadest aru. Kusagil on keegi, kes paljastab kõike seda kuritegelikkust, mida meie arvel tehakse. Seda raha, mida meie taskust välja kraabitakse, korruptiivselt omade vahel jagatakse ja ka lihtsalt lollakalt ära raisatakse. Ja seda me teeme seal. See on meie fraktsiooni töö. Aitäh!